et kas see on see, et ma tahan sind hoida ja aidata või see on see, et sa ei sobi seda tegema, sest sa oled naine. Sellise mehega ju pole mõtet ennast mitte mingil moel siduda, sest et sa algusest peale tead, et ta on valetaja, ta on valmis petma ja varjama. Kunagi ma olin täiesti kindel, et 26. eluaastaks mul on esimene laps. See ei ole isegi nagu tervislik teada, kellega su kaaslane varem seksinud on. Hello ja tere tulemast kuulama tänast Kirstordil podcasti episoodi. Kuidas teil läheb? Sest ma pean ütlema, et minul läheb nüüd juba paremini kui näiteks eelmine nädal. Sest et ma sain vahepeal planeeritud oma soojamaa reisi. Nimelt ma eelmine aasta sellel külmal perioodil lubasin endale, et järgmisel aastal ma kohe kindlasti planeerin endale jaanuarisse või veebruarisse mingisuguse puhkuse, et ma saan siit külmast ja hallist korraks ära. Et ma teadsin juba siis, et see annab mulle elujõudu ja tahet elada. Okei, ma olen veits dramaatiline, aga nagu viimased aastad see talvine periood on olnud minu jaoks väga-väga raske ja ma pean ütlema, et juba see, et see reis on nüüd planeeritud, see on enam-vähem 2 nädala pärast. See on andnud mulle sellise motivatsioonipuhangu. Nii isiklikus mõttes kui ka tööasjadega. Ma ei tea, mul läksid nagu mingid mõttekanalid lahti. Ma olen kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, jõudnud rohkem nüüd sellele uue aasta lainele, et kõik need ideed hakkavad minuni jõudma, mida ma tahan ära teha. Mingid asjad küll juba olid nagu eelmisel aastal, mis ma teadsin, et tulevad sellesse aastasse nagu tegevusplaani, aga kuidagi nüüd see mõte on hakanud palju rohkem jooksma ja ideed tulevad palju lennukamalt ja isiklikus plaanis, kuigi ma tean, et mingi 2-3 nädalaga sa ei tee enam mitte mingisugust suurt transformatsiooni ära, siis ikkagi on see reis motiveerinud mind olema oma toitumise osas või kuidas ma ütlen, tegema paremaid valikuid toitumise osas ja trenniga olen praegu väga tubli 4 korda nädalas ja kuidagi sihuke natuke uus hingamine ja ma tean, et midagi hästi toredat on tulemas. Üldse, mulle nii meeldib, kui mul on elus midagi oodata. See ei pea olema üldse reis, see võib olla ka mingisugune kontsert, sündmus, sõbrannadega istumine, kellegi sünnipäev, mu enda sünnipäev, mis iganes. Midagi, mida on oodata. Ja tihtipeale see, ma ei tea tegelikult, kas ma sanon ta päris tihtipeale, aga tuleb ikka ette, et ütleme, see ootamine on isegi parem kui see sündmus või asi ise, siis kui see kätte jõuab. Et ma üritan kuidagi nautida ka seda ootamise ja elevuse perioodi, et see reis ei ole veel käes, aga ma juba, ma ei tea, planeerin outfit'e, mõtlen, mida kaasa võtta, mõtlen, mis sisu reisil teha. See nüüd nagu läheb, tundub, et ma lähen sinna tööd tegema, aga ma mõtlen mingid fun, nagu mingid Instagram, ma ei tea, pildi või reelsi mõtteid, sihuke, tead, minutiga teed ära. Mitte, et ma pean mingi terve võttepäeva võtma. Et mingid siukseid asju nagu planeerida, nii tore ja üldse nagu reisi ennast ka, et mida seal koha peal teha, ma praegu veel ei hakka reviilima, kuhu ma lähen. Küll te kõigest sellest kuulete ka. Aga jah, et see on olnud praegu see suurim võit, mis on nagu kuidagi tekitanud siukse suurema shifti muutuse minu peas ka, et enam ei tundu kõik nii masendav ja hall. Nii et selle tahtsin välja tuua ja issand jumal, tegelikult ma tahtsin esimesena rääkida sellest, aga nüüd siin me oleme. Ja seda ütlen ka, mu bluus on täiesti kortsus ja ma olin selle selga pannud, ma ei suutnud seda enam ära võtta, et seda aurutada, nii et täna saate kortsusbluusi, lihtsalt nii on, aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid ma tahtsin öelda kõigile suur aitäh, kes te kuulasite eelmist episoodi koos Maaritiga, jätsite nii toredaid kommentaare, panite like'i või ükskõik,
kuidas, mulle tuli ka mingi DM, et ükskõik, kuidas te selle episoodiga kuidagigi, ma ei saa, ma olen täiesti blank praegu, engage isite, kuidas see eesti keeles on, ma ei saa öelda, siis suur aitäh teile, et nii palju positiivset tagasisidet, et see teeb südamest rõõmsaks kohe, kui ma näen, et inimestele nii väga meeldib ja minu enda arvates ka tuli väga tore episood koos Maaritega, nii et nagu ma tegelikult juba seal episoodis ütlesin, siis nagunii tuleb Maarit kindlasti veel külla, nii et ärge üldse muretsege, tuleb kindlasti temaga veel episoode. Ja tegelikult ma praegu mõtlen, et siia algusesse ma ütleksin ka selle ära, et vaikselt hakkame mõtlema sõbrapäeva teema peale. Siin on küll praegu veel aega, aga kuna kui ma lähen ka reisile, siis ma salvestan ette, et ma mõtlesin, et mida võiks sõbrapäevaga seoses. Ja ma mõtlengi, et võib-olla on teil põnevaid valentinipäeva lugusid, et mingid date'id, mis on juhtunud reaalselt valentinipäeval, kas siis juba pikaaegse elukaaslasega või on äkki, kas keegi on esimesel date'il käinud valentinipäeval. See tundub nagu väga riskantne asi, mida teha, või sa oled äsja suhtesse läinud ja sul on äkki olnud mingisugused kõrged ootused sellele päevale ja siis ei ole miski läinud nii, nagu sina ootasid. Või kuidagi äkki teil on nagu mingid põnevaid lugusid just selle päevaga seoses. Aga üldse, võib-olla ma teen liiga praegu Eesti meestele, aga mul on selline tunne, et Eesti mehed väga romantilised ei ole. Ehk siis kui teil on äkki mingisuguseid naljakaid lugusid ka sellest, kui mitte romantiline on teie mees olnud või kui ta on proovinud romantiline olla ja see ei ole läinud plaanipäraselt, siis need lood võite saata. Ühesõnaga, mõelge valentinipäev ja mis teil sellega seostub ja pange oma põnevad lood või miks mitte küsimused või mured, kui on neid, äkki on selle aasta valentinipäevaga seoses mingisugune mure. Pange need teele kirstortil.com ja siis teine teema, ma viskan kohe nagu mitu teemat õhku, kes millega resoneerub, siis ise valige. Aga teine teema, mille peale ma mõtlesin, on töökohadraamad või mingisugused tööga seotud lood, mured, keegi saatis, jõuame sellega ette võtta, aga mingisuguse ahistamisloo, mis töö juures juhtus, või siis mingisugust ülemustega seotud kossi äkki või on äkki olnud mingisugune haige töökaaslane, et ühesõnaga kõik, mis seondub tööga, siis need jutud pange ka teele ja võite pealkirjas ka kuidagi mainida, et tööga seotud võis siis. Ja valentinipäeva omale võite panna sõbrapäev või valentinipäev või no midagi sellist. Et siis ma tean, et need on mõeldud sinna episoodidesse. Vot. Ja vaatame üle tänased sponsorid. Ja ka tänast episoodi toetab siis Heavenly limonaad. Ja nagu ma eelmises episoodis lubasin, siis ma tutvustan teile täna enda teist lemmikmaitset ja selleks on siis Heavenly kreibi ja sidrunheina maitseline limonaad. See on siis kodumaine vähese kalorsusega limonaad ja teate, mul on kinnine rõdu ja need limonaadid on mul seal rõdul. Mul on seal mingi 4-5 kraadi. Issand jumal, kui mõnusad külmad need on, kui ma selle sealt võtan. See on praegu ka nii külm. I love it. Mida külmem, seda parem. Ja teiseks sponsoriks olen täna jälle mina ise. Ja vaadake, kui vahvad kingikotid ma leidsin Pepkost. Ja vaatame siis, mis ma siia sisse olen teile pannud. Nii, esimeses kotikeses on mul Batiste originaal kuiv šampoon. Siis Smoothie Skin'i selline Watermelon Dew Toner Mist. Ja siis Clarinsi 2 sellist kreemi, Glow Boosting Line Smoothing Day Cream, selline minisuuruses. Ja teine on Skin Renewing Line Smoothing Night Cream. Nii et selline self-care pakikene. Ja teises pakis on meil Clarinsi selline kinkkomplekt, kus on siis ripsmeduš ja mitselaarvesi. Siis
Be Bio Cosmeticsi selline naturaalne deodorant. Ja aprikoti kortsuplaastrid. Nii et ka selline self-care pakikene. Ja ägedaid kingitusi loosin ma siin iga nädal parimatele häälsõnumitele, nii et tasub ikkagi teele panna kirstordil.com, saad seal kasutada soovi korral ka häälemoonutust ja oodatud on igasugused küsimused, mõtted, mured, dilemmad, lood, mis iganes sul pähe tuleb. Ja täna olen ma välja valinud siis erinevate romantiliste suhetega seotud voice'id, aga me alustame hoopis süütuse kaotamise surve voice'iga, aga ülejäänud saavad olema paarisuhetest. Rääkida üks saladus oma nooruspõlvest. Ma olen ise praegu juba 26 ja tagasi mõelda seda, mis juhtus too aeg, on väga veider, et kuidas teismelise aju töötab või ei tööta siis. Ja ma igaks juhuks hoiatan ette ka, et see on natukene võib-olla disturbing, aga igatahes ma arvan, et ma olin siis 14 või 15 ja mul sõbrannal oli juba poissõber olemas ja ma ei tea, kust mul see paaniline mõte tuli, aga mul 14-aastasena tuli selline paanika, et issand jumal, süütuse kaotamine, kuidas see toimub, appi, ma ei oska ju, ma ei tea, kas see läheb läbi, naistel see valus, blablabla, ühesõnaga mul ketras peas. Nagu selline hull paanika selles osas või mul endal on poissõpra muretsemiseks polnud põhjust ja mida iganes on ju. Aga siis mul on noor ema ja üksikema. Ja ma kunagi ammu kogemata leidsin siis tema sahtlist, ma arvan, et ma otsisin mingid riided, ma ei tea, leidsin siis dildo. Ja minu saladus ongi see, et kui ma olin 14 ja suures paanikoos ja ma olin ka üksi kodus too aeg, ma mäletan, ja kuna ma nii väga kartsin seda süütuse kaotamist, siis ma võtsin süütuse endalt oma ema dildoga siis. Ehk siis tagantjärgi ma mõtlen, et issand jumal, mis asja sa oma peaga mõtlesid, et sa nii tegid, et see on ju nii fucking crazy. Ja ma pole reaalselt sellest mitte kellelegi rääkinud. Üks sõbranna mul teab, aga ei mu eelmised poissõbrad, keegi, et ma olen päriselt nagu süütuse võtmiseks, kaotamiseks lugenud ikkagist esimest nagu partnerit, kellega see oli. Aga lihtsalt jah, et siinkohal nagu tuletada meelde, et see, kuidas teismelised mõtlevad või muretsevad, et see on nagu väga crazy, kuidas sellises, ma ei tea, hormoonide hoos ja kõike nagu, mida inimesed teevad, et iseendalt niimoodi süütust võtta on väga hullumeelne ja ma kindlasti ei soovita seda, et tuleb siin kuulates ka teist jutte, et kindlasti tuleb sulle see õige partner ja see oleks olnud parem, kui see oleks olnud ikkagist oma mingisuguse poissõbra või asjaga. Ehk siis jah, ei tasu muretseda, et liialt ette ja paanikas teha rumalaid otsuseid. Jah, selline oli minu crazy story ja loodetavasti mingile noorele, kes siin on varasemalt muretsenud, et kas ei tule poissõpra või mida iganes, siis kõik tuleb omal ajal, alati tuleb, ei ole vaja teha rumalusi. Ehk siis jah, see oli minu väga veider story oma süütuse kaotamisest, mis ei olnud väga special tänu oma enda valikutele, aga see töötas, nii et missioon oli täidetud. Aitäh sulle väga ausa jagamise eest. Ja tõesti, mul tuli endalgi selle looga meelde kõik see suur segadus ja mure seoses selle süütuse kaotamisega. See tundus nagu selline maailma kõige suurem asi ja samas nagu selline, ma ei tea, väga palju nagu stressi oli selle ümber. Nii minul kui ka, nagu ma aru saan, siis teistel inimestel. Ja jah, eks see on nagu selline, ma ei tea, ühiskonna poolt tekitatud ka nagu see surve selles osas, et millal sa selle kaotad, kuidas sa selle kaotad, kellele sa selle kaotad, et kuidagi hästi palju ma tunnen, et on survet sellega seoses. Ja ma tahaks ka kindlasti rõhutada seda, et sellega ei ole kiiret, et kõik asjad omal ajal ja kui sina iseenda sees päriselt tunned, et ma olen nüüd valmis. Aga seda ma tahaks küll öelda, et ma arvan, et ei ole nagu nii-öelda õiget või vale viisi, et kui sa tahad ise ennem katsetada, avastada iseennast, et siis ma arvan, see on ka okei,
et kui see ei ole siis partneriga esimest korda, vaid mingisuguse mänguasjaga, aga noh, kõik nagu, see peaks kõik tulema sellised nagu rahulikult, et mitte mingisuguse surve tagajärjel ja nagu jah, et säilitada sellist kainet mõistust ja et ise tunneksid ennast turvaliselt ja hästi seda tehes, et see on nagu kõige olulisem, et ükskõik, kas sa siis nagu ise avastad ennast, katsud ennast või mingisuguse mänguasjaga või partneriga, et kõige olulisem on see, et sa tunned sisimus, et sa tahad seda, et sa oled selleks valmis ja et sa tunned ennast rahulikult ja turvaliselt. Et ma arvan, see on nagu see kõige olulisem. Ega ma vist muud ei oskagi siia öelda kohe. Hei Kaisa, ma räägiks sulle ühe loo. Ükskord oli niimoodi, et mul oli üks hea sõber, kellega ma sain väga hästi läbi. No ma teadsin teda alguses, mingi 6 aega maksimaalselt. Me saime kõigest rääkida, kõik oli tore, kena. Aga siis ma sain teada, et tal on naine. Ja see, kuidas see meesterahvas minuga rääkis, ei tundunud küll, et tal nagu naine oleks. Ja siis ma võtsin ennast kokku ja kirjutasin sellele naisterahvale, et vabandust, aga mul on tunne, et teie mees ei ole teiega aus olnud. Ja rääkisin talle loo ära, et kuidas see meesterahvas minuga nagu flirtivalt räägib. Ja siis see naine jättis selle mehe lõpuks maha. Ja siis see mees hakkas mind süüdistama, et mina ajasin neid lahku ja ma ei tea, mida iganes. Näiteks, mida sina teeksid sellises olukorras? Kas sa kirjutaks sellele naisterahvale, kellega see mees koos on, või ei kirjutaks? Mina kirjutasin ja nagu ikka kuidagi südames kripeldab, et ma ajasin nad lahku. Kuigi see meesterahvas ise nagu flirtivalt suhtles minuga. Ei. Nii, teeme need asjad selgeks. Sina ei ajanud mitte kedagi lahku, sina ei ole vastutav selle eest, et see mees ei oska suhtes olles käituda. Et ta ei käitu vastavalt sellele, nagu ta oleks suhtes. See ei ole sinu vastutus ja väga õigesti tegid, et sa sellele naisele kirjutasid, sest et kui sa paned ennast sinna olukorda, mina alati teen oma mõttes läbi seda, et kui ma oleksin nüüd see teine naine, kas ma tahaksin, et mulle kirjutataks? Kas sina tahaksid, et kui sinu mees mingi teise naisega flirdib, et see naine sulle kirjutaks? Või kas sa tahad, et ta mõtleks, pole minu asi, ma ei taha neid lahku ajada, ma parem ei ütle. Kas sa tahaksid, et oleks nii? Ma ei usu väga. Ma arvan, et enamus inimesi tahaks teada. Ma arvan, et sina tahaksid ka teada, sest et sealt edasi, see ei ole enam üldse sinu asi, kuidas inimesed selle teadmisega toime tulevad või mida nad otsustavad ette võtta. Et sina tegid omalt poolt ära õige asja, mis on nagu moraalselt, eetiliselt minu arvates õige, tundus, et ka sinu arvates. Ja nüüd see naine saab vabaduse valida, et mida ta selle infoga teeb. Kas ta otsustab, et ta andestab oma mehele, nad lähevad sellest koos kuidagi läbi, saavad üle sellest, või ta otsustab, et talle selline käitumisviis ei sobi ja ta lahkub sellest suhtest. Aga siis tal on vähemalt valikuvabadus, et sa andsid talle selle vabaduse ise otsustada, teades fakte. Nii et igal juhul õige valik ja selles suhtes argpüks mees, kes ei suuda vastutust võtta enda tegude eest. Et sellised mehed mõttetud ja see, et ta üritab nüüd seda sinu kaela ajada, ongi lihtsalt nagu näitab seda, et inimene on ebaküps ja ei suuda vastutada oma tegude eest, aga see ei ole juba üldse sinu probleem. See näitab lihtsalt selle inimese kohta, milline ta on. Hei Kaisa, mina olen viimasel ajal päris palju mõelnud sellise teema üle nagu soorollid suhtes ja ma lihtsalt tunnen, et mul endal on vahepeal väga suur sisemine konflikt selle teema osas, sellepärast, et ma ise olen nagu terve elu olnud seda meelt, et minu jaoks nagu soorollid kui sellised on täielik jama ja kui keegi hakkab mulle rääkima mingist naisenergiast või meesenergiast, ma tunnen, kuidas mu pea lihtsalt plahvatab, ma isegi nagu ei suuda seda kuulata, sest see minu jaoks on kogu aeg ja tegelikult siiamaani on
üsnagi bullshit jutt, et mina sellesse ei usu. Ja ma olen ise nagu terve elu olnud hästi seda meelt, et iga inimene peab olema nagu iseseisev, ise hakkama saama ja ma ei ole ise tahtnud kunagi kellestki sõltuda. Aga ühesõnaga, mul on kaaslane, kes on jällegi seda meelt, et kui suhtes on omavahel mees ja naine, et siis ikkagi mõlemal on mingisugune roll suhtes. Ja tema nagu usub sellesse, et on meesenergia ja naisenergia ja on olemas sellised asjad nagu meestetööd ja naistetööd. Ja minu jaoks lihtsalt ma vahepeal tunnen, et see nagu mind nii ärritab, et näiteks, ma ei tea, mingisugused nii-öelda ehitusasjad, et need on kõik, et mina teen. Ja siis ma tunnen, et aga ma ju tahan ka teha, et tunnen ennast nagu nii abituna ja nii nagu kasutuna, kui mul ei lasta neid asju teha. Ja siis ongi see, et miks see konflikt minu peas on see, et ühest küljest ma olen hästi see, et ei, ma ise teen, ma olen iseseisev, mul ei ole vaja nagu meest selleks, et ma saaks hakkama nagu asjadega, ma oskan neid asju ise teha. Aga teisalt mulle jällegi nagu meeldib see, kui mu eest hoolitsetakse ja näiteks minu kaaslane ka toobki välja, et tema nagu tunneb, et tema mehena, tema ülesanne on mind kaitsta, minu eest hoolitseda, et ma ei peaks nagu mõtlema ja oma pead põhimõtteliselt kulutama või stressama mingisuguste selliste asjade üle, mis justkui on tema jaoks siis mehe ülesanne. Mis iseenesest on nagu nunnu ja ma tunnengi ennast nagu hästi ja kui talle nagu meeldib neid asju teha, siis ma nagu võimaldan neid asju teha. Aga samas ma tunnen, et kui mind nagu keelatakse, mitte ei keelata otsest, aga et kui nüüd on kuidagi nii selgelt piiritletud, et okei, see nüüd mehe ülesanne, see naise ülesanne, et siis ma ei tea, mulle nagu, mina ise tunnen rahuldust sellest, et ma vahepeal panen mingi mööblitüki ise kokku. Ja ma kuidagi tunnen, et miks ma pean ootama nagu mingi mehe järel, kui ma oskan seda ise teha. Aga ühesõnaga, ma ei tea, kuidas sellest nagu sisemisest konfliktist üle saada, et ühelt poolt ma olen endal nagu hästi pikalt lihtsalt juurdunud mingisugune arusaam, samas ma mõistan nagu teist poolt ka ja samas mulle meeldib olla selline nii-öelda väike tüdruk, kelle eest hoolitsetakse. Aga siis ongi see, et aga mis siis nagu naise roll tegelikult on suhtes, et mis sinu meelest naine siis suhtes üldse toob? Et selle vastu mina isiklikult olen väga, et minu roll naisena ei ole nagu teha süüa ja koristada, et ma võin seda teha, kui see mulle meeldib, aga mitte, et ühesõnaga ma vihkan nagu seda, et kui minult eeldatakse või oodatakse asju lihtsalt minu soo põhjal, et ma võin muidugi teha süüa ja koristada, sest mulle endale meeldib, aga mitte, et nagu mees seda ootab. Aga mida sina siis tood välja, et mis see ootus naisel on? See on keeruline teema, aga sinu voice'ist mul jäi mulje, et võib-olla sa oled pidanud oma elus olema iseseisev ja kõigega ise hakkama saama ja sa oled sellega harjunud ja tegelikult selle poolt olen ma absoluutselt, et kõikidel inimestel ja rohkem pean silmas naisi, sest et naised tihtipeale on just need, kes siis sõltuvad meestest, et kõikidel naistel võiks olla olemas see nagu oskus ise hakkama saada ja see teadmine kuklas, et tegelikult ma saan ise hakkama. Et selle poolt ma olen igati, sellepärast et nagu ma olen varem välja toonud, siis selline teadmine ja sisemine ma ei tea, power aitab vältida kindlasti mingisuguseid toksilisi suhteid ja aitab, ma ei tea, välja tulla mingitest suhetest, kus sind väärkoheldakse, ma ei tea, vägivallatsetakse, kõike seda. Ehk siis see on tegelikult väga tore aspekt, kui sa tunned, et sa saad ise hakkama, sul on see võimekus. Aga samas ma ise arvan, et kui sa oled suhtes sellise mehega, kes tahab sinu eest hoolitseda, tahab võimaldada sulle stressivaba elu, et siis proovi lasta sellel juhtuda. Et see on ju armas asi ja et kui sul on selline turvaline suhe, siis sa selles suhtes olles sa võid lahti lasta sellest, et sa pead kõike ise tegema, et tegelikult ei pea. Et selleks meil ju elukaaslased ongi, et nad kergendavad meie elu, mitte ei raskenda seda või ei too sinna juurde mingisuguseid lisakohustusi, vaid võtavad midagi sealt enda peale ja see on, ma arvan, väga ilus asi. Küll aga
on see kindlasti nagu selline kommunikatsiooni koht, et seal ei tohiks nagu tekkida seda tunnet sulle, et sa ei tohi mingeid asju teha, et siis see nagu on sihuke nagu kontrollivuse aspekt hakkab nagu sisse tulema või nagu, et ma arvan, inimestel peaks alati olema vabadus teha ka suhtes olles neid asju, mida nad soovivad teha. Noh, ma mõtlen nagu mõistlikkuse piires, mitte nagu jah, no saate aru küll. Et ma arvan, et siin on nagu see põhituum asjal on see, et sa tahad tunda seda nagu vabadust, et sa saad teha asju, mida sa tahad teha, et võib-olla see on sinu jaoks ka mingite uute asjade õppimise koht näiteks, et sa tahaksid õppida, kuidas mingisugust, ma ei tea, ehitusasja, mingit remonditööd teha näiteks, et siis sul peaks absoluutselt olema see võimalus seda teha. Et võib-olla seal on ka see küsimus, et kuidas seda serveerida, et võib-olla kui sa annad mõista, et sa ei taha asendada seda oma meest, vaid et sa tahad koos teha, et äkki sellel on nagu mingi erinevus, et mitte, et sa tahad selle ise ära teha või et sa ei taha tema taga oodata, vaid et teeme koos või näita mulle, kuidas sa seda teed. Et võib-olla seal on nagu ka mingisugune erinevus. Et sinu jutu järgi su mehel on nagu hea tagamõte, et ta tahab olla kasulik, ta tahab olla vajalik, ta tahab sind abistada, aga et võib-olla kui sa sõnastad talle selle kuidagi, et sinu hoolitsemine on armas, aga et hoolitsemine ei tohiks võtta minult valikuvabadust, ma ei tea samas. No midagi sinna kanti, ma mõtlen nagu see mõte. Et võiks olla äkki midagi sellist. Ja ma arvan, et siin on nagu sinu jaoks võib-olla ka oleks väga oluline eristada, et kas sinu partneri puhul tuleb see tõesti sealt hoolivast ja armastavast kohast, mis sinu jutu järgi praegu tundub, et tuleb sealt, või kas seal on seksismi sees. Ja ma arvan, et seda saab sellest saab üsna kergesti aru, et kas see on see, et ma tahan sind hoida ja aidata, või see on see, et sa ei sobi seda tegema, sest sa oled naine. Et kui sa pakud, et te koos midagi teeksite või et ta näiteks sulle ette ja sina teed järgi või midagi sellist, et siis kuidas ta reageerib selle peale, et kas ta tahab sulle näidata, kas ta tahab sinuga koos teha või see läheb koheselt nagu selle peale, et see on mehelik ülesanne, mina pean selle ära tegema, et kas ta nagu jätab sinna sellist ruumi, et sa võid kaasa teha või kas seal üldse ei ole seda. Et ma arvan, see on väga oluline aspekt. Et kui seal üldse ei ole seda ruumi, siis seal on siuke nagu väärtuste konflikt. Aga mida naine suhtesse toob, kui on selline suhe, et mees teeb mingit nii-öelda meeste tööd ära, see ka väga, see on selline subjektiivne, et mis on kellegi jaoks need meeste tööd ja mis on naiste tööd, aga ma arvan, et suhtes on nii palju rohkem nüansse kui mingisugused ülesanded ja et kes mis ülesandeid teeb. Et ma arvan, et mõlemad osapooled lisaks nendele ülesannete tegemisele saavad pakkuda emotsionaalset lähedust, turvatunnet, saavad olla toeks lihtsalt kas kuulates, nõu andes ja seda ma mõtlen nagu mõlema puhul. Et mida naine saab pakkuda ka mehele, kõik need, mis ma just loetlesin ja ma arvan, et tegelikult siin ei peagi nagu midagi hullult välja mõtlema, et mida enamus inimesed suhetes tahavad. Tahavadki, et neil oleks see nende inimene, kes on neile alati toeks, kes on emotsionaalselt olemas ja enamasti otsitakse sellist turvatunnet, et ma arvan, kui need vajadused on täidetud, on juba väga hästi. Ja siis juba läheb ka individuaalsemaks, ma ütleks see, et mida keegi ootab, et kas mees ootab, et naine elaks tema tegemistele kaasa, kiidaks teda, et mis kellelegi on ju
sellist rahuldust pakub, et mõni jällegi üldse ei hooli mingitest kiidusõnadest, tänusõnadest on ju, vaid hoopis teda huvitab, et hommikul oleks soe kohv laual valmis või et seal on nagu, see läheb nii individuaalseks ära, et mul on raske niimoodi väga üldiselt öelda, et mida peale nende selliste tavaliste ülesannete täitmise mees- või naispool suhtesse saab tuua. Ühesõnaga, mulle tundub, et ma läksin veits keerutavaks ära, sellepärast et ma ise tegelikult pigem nagu kaldun sinnapoole, et mulle sobib selline tavaliste soorollidega suhe, aga samas ma nagu saan häälsõnumi saatja mõttest täiesti aru ja ma olen nõus, et see peab olema nagu, kuidas ma ütlen, vabatahtlik, et see ei tohi olla kunagi peale surutud. Et ei saa suruda ühelegi mehele peale seda, et ta tahaks hoolitseda oma naise eest või teda, ma ei tea, välja viia või mingid kodused tööd ära teha. Ja samamoodi ei saa ühelegi naisele peale suruda, et ta peaks, ma ei tea, kodus kokkama ja koristama. Et see kõik peaks olema absoluutselt vabatahtlik ja kuidagi peavad need asjad paika loksuma nii, et need just nendele kahele inimesele, kes selles suhtes on, et sobiks. Et ma küll ütlen, et jah, üldiselt ma nagu olen nagu nende soorollide poolt ja täitsa usun naise mees energiasse, aga samas see ei ole ka minu puhul kivisse raiutud. Et kohati mu iseloom on lihtsalt selline, et ma tahan kohe mingisuguse planeerimise üle võtta või siis teine hetk ma mõtlen, nii tore, kui keegi teine planeerib ja teeb, et see käib ka nagu vastavalt tujule ja päevale. Nii et ma ei tea, sellepärast ma natukene hakkasin siin nagu keerutama ja ma tegelikult ei tea, kas ma üldse midagi kasulikku ütlesin. Aga teate, vahel on nii. Ma ei tea, ma andsin endast parima. Hei Kaisa, ma tahaksin rääkida sellest, et kuidas on võimalik, et mehed ei ole enda valitud naisega rahul. Et mul oli siis olukord, kus minu tuttav lisas mind Snappi ja see tundus alguses nagu väga kahtlane minu jaoks, sellepärast et ma tean, et tal on naine ja laps ja et ta on selle naisega koos. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma lisan ta vastu ja vaatan, mis ta siis tahab. Ja siis alguses ta ei kirjutanud mulle midagi ja mingi hetk ta siis kirjutas mulle. Ja ta kirjutas mulle, et kas ma tahaksin temaga minna suitsu tegema. Ja meie vahemaa on umbes mingi 40+ kilomeetrit. Ja siis ma kirjutasin talle, et esiteks ma ei suitseta ja teiseks, et kas see vahemaa pole nagu liiga kaugel, et lihtsalt mingi 2 minuti pärast nagu sinu juurde sõita. Ja siis mida rohkem see vestlus edasi läks, seda rohkem ma sain aru, et tegelikult ta ei tahtnud mingit suitsu teha, vaid tal olid nagu omad eesmärgid. Ja selle peale ma ütlesin, et sul on ju naine ja laps, et kas sa ei ole nagu õnnelik oma eluga. Ja siis ta ütles, et ta on, aga et tema otsib oma ellu nagu põnevust. Ja siis ma ütlesin talle, et usu mind, et sa oled nagu järgmisel päeval minule väga tänulik, et ma ei tule sinu juurde. Ja ma olingi nagu väga tark ja ma ei läinud ta juurde. Ja see on nagu üks näide väga paljudest, kus mehed käituvad nii, et a la sul naine läheb lapsega kodust ära, läheb oma vanemate juurde või midagi. Ja siis mehed kohe kasutavad seda võimalust, et kirjutada kellelegi teisele, kutsuda ta enda juurde, kindlasti väga paljud naised ka lähevad. Et see on minu meelest nagu nii ajuvaba, et et ilmselgelt ta ei ole ju oma suhtega rahul või on sealt midagi puudu, kui ta otsib nagu kuskilt mujalt põnevust. Et ma tahaksingi selle looga seda öelda, et tüdrukud ja naised, palun ärge
minge, kui on sihuke olukord. Sest esiteks see tekitab ilmselt ka sinus endas süümepiinu ja sellest võib tulla mingi väga suur jama, et see tuleb välja ja siis ilmub kuskilt välja see naine. Et palun ärge tehke seda. Ai jah, no igal juhul õigesti tegid, et ei läinud ja ma ise kaldun arvama, et enamus naisi ei läheks. Et naised on üldiselt targad ja empaatilised ja kui sa ikka tead, et mees on suhtes, siis noh, mina ei tea ühtegi naist, kes siis nagu tahaks sellises olukorras selle mehega öö veeta või mida iganes sahmerdada. Okei, jah, ma olen oma elus ikka kuulnud mingisuguseid lugusid naistest, kes on ilmselt nii palju haiget saanud, et nad teevad ise teistele naistele haiget ja noh, need piirid on väga hägustunud, aga ma ütleks, et see on nagu vähemus. Ja sellised mehed on nagu suurim punane lipp. Mida sa ajad, mis põnevust sa otsid? Nagu nii nagu lapsik ja selline, et kas su ajurakud nagu ei suuda tulevikule mõelda või tagajärgedele mõelda. Ja see on nagu siuke mingi tähelepanu otsimine. Cringe ju. Ma ei tea, mis sul viga on. Jah, selles suhtes ma arvan, et nagu ma isegi ei pea seda ütlema, sest et kuulajad ja enamus naisi saavad sellest nagunii aru, et sellise mehega ju pole mõtet ennast mitte mingil moel siduda, sest et sa algusest peale tead, et ta on valetaja, ta on valmis petma ja varjama. Et no mis sa süksega teed siis? See ju näitab tema kui inimese kohta nii palju. Nii et jah, aga võtame järgmise. Tere, Kaisa! Ma olen uus kuulaja ja ma alguses olin veidi skeptiline nende voice'ide osas, aga kuna ma kuulen ja mulle väga meeldib kuulata, kuidas teised neid saadavad, siis ma mõtlesin, et panustan ka ja aitäh, et teed sellist asja ja julgesid selle ette võtta ja väga tubli. Aga minu teema siis on selline, et see nüüd on juba aastaid olnud, et kui minu unistus oli siis teatud vanuses saada kindlasti, et mul on olemas mees ja mul on olemas lapsed ja lapsed siis nagu põhirõhk, et ma väga-väga sooviksin saada emaks ja olla kodupere naine ja mulle väga meeldivad kodutoimetused, aga seda ei ole siiani juhtunud ja nüüd siis 2 aastat tagasi minu sõbranna teatas, et tema on rase ja nemad ootavad oma kaaslasega last ja ma käisin nende pulmas ja see oli väga raske, ma elasin seda väga üle, mul oli väga hea meel nende üle, aga seda oli kuidagi endal väga keeruline vaadata, aga ma olin alati olemas ja ma olen siiamaani olemas ja ma olen tema lapsel ka suur elu ja suur elu osa. Ja siis see on nagu, mul on iga kord temaga väga raske suhelda ja kui sa pakud nüüd välja, et me võiksime omavahel rääkida sellest, siis me oleme rääkinud, me tunnistasime üksteisele, et tead, ma tunnen tegelikult niimoodi, et mul on raske vaadata, kuidas tema elab seda ideaalset koduelu, mida mina tahaksin elada. Ja mu sõbranna tunnistas, et ta ütles, et ka temal on vahepeal raske vaadata, kuidas mina elan oma elu ja ma ei ole nagu, ma võin teha, mul on oma vabadus ja oma aeg. Ja ma otsustasin ka siis tollel hetkel, kui me rääkisime tookord, et kuna mul ei ole lapsi, siis ma pean siis iseendal elama ja ma olen nii paljudel üritustel käinud ja oksjonitel ja näitustel, muuseumites, Eestis, välismaal. Ja ma olen väga uhke, mille üle ma saavutanud olen ja millistele üritustele jõudnud olen, et need on kõik väga ootamatud ja uusi hobisid leidnud. Aga ikkagi, kui ma õhtuti tulen ja kui ma kuulan vahepeal, kuidas ta räägib oma kodust ja lapsest ja kuigi me teame nagu üksteise neid olukordasid, siis seda on ikkagi nagu vahepeal väga raske kuulata ja ma ikka nutan õhtuti üksinda ja siis tuleb järgmine päev ja läheb elu edasi jälle ja kogu lugu ja nagu ma ei tea, ma tunnen ennast natukene isekana, et mul on väga suur sõprade seltskond, mul on kõik väga lähedased sõbrad, mul on väga palju inimesi, kellele toetuda, kes teavad mu muresid, kes teavad sellest, kuidas ma tunnen ja mul on väga toetav perekond ja et kõik on nagu olemas ja ikkagi ma tahan ühte asja, mida mul ei ole, nii et ma ei teagi, kas ma enam saan midagi teha. Nüüd on 2 aastat sellest möödast ja see on ikka sama raske, nagu ta alguses oli. Et ma ei teagi, et selline küsimus siis, et mis sina arvad, kas ma saaksin veel midagi teha või tuleb lihtsalt lasta veel mõned aastad mööda minna ja ma ei ole selles mõttes nagu vana, aga mida aastaid edasi, seda hilisemaks see jääb ja nii on, et
et ma ei teagi, selline jutt siis igastahes, aitäh sulle. Aitäh sulle niivõrd ausa jagamise eest ja mul on nii hea meel kuulda, et sul on ümberringi palju inimesi, kes sind armastavad ja sinust hoolivad, et armastusest sinu elus puudu ei tule, just sellises laiemas mõttes siis. Ja tegelikult ka nii hea meel kuulda, et sul on selline sõprus, kus te olete saanud üksteisega nii aus olla, et te mõlemad tunnistasite, et vahepeal tunnete kadedust teise elu üle ja see on ka täiesti normaalne tunne, see ei tee halvaks sõbrannaks, ei sind, ei teda. Et sellised tunded on täiesti inimlikud ja kindlasti olen olnud ka ise sellistes punktides, kus paratamatult oled nagu endalegi, kuidas ma ütlen, on olnud mingisugune visioon elust, mida sa tahad, mis ajaks sa mingisuguseid asju tahad. Et kunagi ma olin täiesti kindel, et 26. eluaastaks mul on esimene laps. Et selles suhtes ma olen nagu nii, tunnen ennastki selles jutus ära, et ma olen mingites sellistes hetkedes olnud, kus on kadedus, kas kellegi suhte osas, selle osas, kus nad elus parasjagu on. Ehk siis ma saan hästi aru sellest, kus sa omadega oled ja ma tegelikult ei oska vist sulle kahjuks mingit head nõu anda, kui siis võib-olla see, et nagu, kuna sa ütlesid, et 2 aastat on möödas sellest, kui sõbranna lapse sai või vähemalt rasedaks jäi, aga et endiselt ei ole kergemaks läinud. Et siis ainus asi, millele ma nagu oskasin mõelda, et võib-olla sul on vahepeal vaja rohkem distantsi sellest sõbrannast, mitte nagu üldse, et sa ei tahaks enam sõber olla või mitte nagu seda, aga lihtsalt, et kui see on sinu jaoks raske, seda kõike kõrvalt näha, kuulata neid lugusid või tema igapäevaelust kas või, et siis see on okei iseenda heaolu jaoks seda distantsi tekitada, et võib-olla natuke vähem suhelda või et sa ei pea võib-olla igal sündmusel, minisünnipäeval, sünnipäeval, lapse omadel ma mõtlen kohal olema. Et ma arvan, et kuna juba te olete ka nagu suhelnud selles osas sõbrannaga, siis ka tema saaks sellest aru. Ehk siis vahepeal on täiesti okei öelda, et tead, mul on täna raskem päev, et ma armastan sind väga, aga näiteks ma ei saa tulla, ma ei tea, mis iganes mingid üritused, mis on lastega seoses või mis iganes tekitavad sinus mingisugust raskustunnet, et siis see on okei ennast esikohale seada ja eemaldada nendest olukordadest, mis tekitavad raskust. Ja lihtsalt nagu kuidagi enda sees aru saada sellest, et su sõbranna ei ole kuidagi olnud nagu sinust parem või tublim ja sellepärast tal on abikaasa ja laps. Et see ei ole nagu mingi auhind kõige tublimatele, vaid lihtsalt see on mingid juhused, mingisugused valikud elus, mis lihtsalt nagu kuidagi on viinud teda sinna ja sind teise kohta sinu elus. Ehk siis, et see ei ole kuidagi sinu süü, see on lihtsalt, sinu elu on teistmoodi. Ja ma ei tea, mind ennast mingil ajahetkel, kus ma tundsin, et ma olen rongist maha jäänud, mind aitas see, kui ma leidsin TikTokist näiteks ühe naise, issand, ma ei saa ta nime praegu öelda, aga selline nüüdseks, ma ei tea, 50-ndates naine, kes ka alles 32-aastaselt leidis oma eluarmastuse, 34-aastaselt vist abiellus ja 38-aastaselt sai oma esimese lapse ja tema nagu räägib just sellest, miks ta on väga õnnelik, et tema elukäik läks just nii, nagu see läks ja
nagu kuidagi, mitte ta ei propageeri seda, vaid lihtsalt ma arvan, et kuna paljud noored naised tunnevad sellist rongist mahajäämise tunnet või kuidagi, et nagu olid mingid teistsugused unistused ja reaalsus on teine, et siis selliste inimeste nagu rahustamiseks, ma arvan, ta neid TikTok'e ka teeb. Sükene hästi bold prilliraamidega naine, hästi palju ehteid alati. Ma ei tea, mis ta nimi on, nii et ma lihtsalt sellepärast igaks juhuks kirjeldan, et võib-olla kui otsida ja ta tuleb ette, et siis tead, kellest ma räägin. Et leida jah, selliseid inimesi, kellel on teistsugused edulood, kui et see, et ma leidsin 22-aastaselt oma eluarmastuse ja me oleme nüüd 3 lapsega 30-ndates ja no mis iganes, et nagu, et leida endale uusi eeskujusid või uusi, ma ei tea, role modeleid või kuidagi leida sükest jah, nagu midagi teistsugust, mis resoneerub sinu eluga rohkem sotsiaalmeediast ka just. Et äkki see võib-olla aitab. Mind on aidanud. Ja ma vist ei oska rohkem midagi öelda, aga aitäh sulle ausa jagamise eest. tere, Kaisa! Mul on sihuke mitte mure, aga ma lihtsalt vahest mõtlen sellele asjaolule, et nimelt ma olen siis olnud 3 aastat suhtes ja minu kutt siis ei tea minu endiseid voodikaaslaseid. Et olgu öeldud, et minu siis body count jääb alla 5, aga ta ei tea, kes mul sinna listi kuuluvad. Et ta teab ainult ühte, kes oli siis mu eks. Ja mina sealjuures tean tema omasid nagu väga hästi. Et suhte alguses, kui meil need teemad olid, siis ta ütles, et ta ei taha teada, kes mul sinna kuuluvad, sest et muidu tal hakkab nii-öelda kassima armukadedusest. Et ta ei ole mingi hull armukade inimene, kui see mulje jäi, aga ta lihtsalt nagu ütles, et tal on kergem ilma selle teadmiseta. Sama lugu on mul ka selle kiss listiga, mis on tunduvalt kõrgem kui body count, aga ka neid inimesi ta ei tea absoluutselt, kuid mina tema omasid jällegi tean väga hästi. Ja nüüd 3 aastat hiljem tundub seda teemat ka veider nii-öelda teemaks tõsta. Et selles suhtes, et see niikuinii ju midagi ei muudaks, aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see on normaalne või see on väga imelik, et kaaslane ei tea seda sorti minevikust mitte midagi. Issand jumal, vahel mind kohe nagu üllatab ikka see, kui erinevalt meie ajud mõtlevad. Ma ütleks, et imelik on see, et sina tead oma kaaslase nagu kõiki eelnevaid partnereid ja kellega ta suudelnud on. Ma isiklikult ei tahaks teada, ma arvan, et keegi ei peakski teadma. Noh, ma mõtlen nagu selles suhtes, et okei, mingitest pikaajalistest suhetest, et noh, võib-olla jah see okei, et sa tead, kellega su kaaslane on ennem suhtes olnud. Aga kas see on nagu lõppkokkuvõttes selline, et noh, et okei, sa tead, kes ta viimane mingi pikaajaline suhe, kellega oli, on ju. Aga kas nagu kõiki on vaja teada, et ma isegi nagu seal kohal mõtlen ja rääkimata sellest, et minu arvates see ei ole isegi nagu tervislik teada, kellega su kaaslane varem seksinud on. Nagu, et miks see on oluline info? Oluline info on see, et ei ole suguhaigusi ja et teie sekselu oleks hea. Aga nagu kõik muu minu arust ei ole üldse oluline ja ma selles suhtes saan väga hästi aru, et miks su peika ei ole tahtnud teada, et see ju paratamatult, vähemalt mina tunnen, et see tekitab mingi ebavajaliku võrdlusmomendi peas, et inimese mõttekäik nagu noh, lihtsalt tihtipeale töötab nii, et mingi ei tea, kuidas siis selle inimesega oli või mida ta temaga seal voodis tegi. Noh, et need mõtted nagu võivad sinna minna. No ei pruugi, aga võivad ja see on nii ebavajalik müra ajus. Nii et ma ei tea, minu kõige suurem küsimärk on see, et miks sina tead tema sekspartnereid, suudlemiskaaslasi, mis sõna see isegi on, ma ei tea. Et kas sa küsisid siis? Ja miks sa küsisid? No ma eeldan, et sa oled noor. Aga ikkagi, ma ei tea.
Nii et ei, ära too seda üles, see on täiesti normaalne, et ta ei tea, ta ei peagi teadma ja ma arvan, nii ongi parem. Üleüldse te olete 3 aastat koos olnud, no mis sa enam hakkad, mis sellest üldse nagu? Jah. No nii, kuulge, aga siinkohal ma tõmbangi otsad kokku, et ärge siis unustage oma mõtteid ja lugusid teele panna kirstordel.com ja loosin välja ka tänased auhinnad. Et ma arvan, et see esimene voice, mida me kuulasime süütuse kaotamise kohta, see oli selline avameelne jagamine, nii et temale siis läheb kast enda lemmik Heavenlit ja siis minu pakikesed. Ma annaksin ühe soorollide voice'ile, see oli huvitav, see pani mind ennast mõtlema ja ma arvan, et see on siuke huvitav teema. Nii et üks minu kingikottidest läheb siis sellele voice'ile ja teise ma annaksin siis sellele naisele, kes ka väga avameelselt jagas siis enda mõtteid selles osas, et kadedaks teeb sõbranna elu, mida tahaks iseendalegi lapsed ja kaaslane. Et väga aus jagamine ja loodetavasti väike kingikott teeb päeva rõõmsamaks. Et tõesti, jällegi tunnen suurt tänutunnet selles osas, et tahate minuga jagada selliseid mõtteid ja lugusid. Ma küll ei oska alati midagi tarka võib-olla öelda, aga noh, ma oskangi ainult nagu selle sõbranna rolli võtta ja seda ma alati proovin. Nii et aitäh kõigile, kes on voice'i saatnud ja kuuleme-näeme juba järgmises episoodis. Tšau!